Nii, kui me kahe kohe... Mis asja? Kui me kolisime Raagale 2022. aasta kevadel ning samal sügisel juba sai meil valmis siis... Mis veel? Ja, köök, vannituba ja see lastetuba. See oli mul siis... selline tore projekt, mille ma võtsin suuresti enda peale, et esimest korda sain ma siin ruumis siis põrandaid lihvida, põrandaid värvida, tapeetida ja see tuba sai ju valmis tolleks hetkeks, sest et tollel hetkel oli meil tarvis mitte lastetuba, vaid lapsetuba. Meil oli siis ainult üks tütar ja tema oli 1,5 aastat vana. Ja ma tol hetkel sellele palju ei mõelnudki, kuigi ma ootasin juba teist tütart. Et kuigi see tuba sai valmis, ei olnud see lõplik. Kui köögi või vannitoa puhul on ikkagi loodetavasti aastakümneteks kõik valmis, lõplik, siis ma ei mõelnudki tol hetkel selle peale, et lastetuba on selles mõttes väga eriline ruum, mis ju kasvab koos lastega ja muutub. Et vastavalt laste arvule, vanusele, vajadustele muutub see kõik siin. Ja oligi siis nii, et kui teine tütar hakkas varsti saama 2-aastaseks ja juba ja seega juba ootasime 3. tütart, kes on siin videos täna meiega. Panime me siia püsti narivoodi lastetuppa. Ehk siis lapsetoast sai lastetuba. Kolisime ümber riided. Nüüd on meil siin roosas riidekapis 2 lapse riided ja igal pool siin toas 2 lapse asjad. Ja tuli siis alguses tavaline puidust narivoodi. Sest mõte oli see, selle narivoodiga, mul tekkis juba nüüdseks siis jälle aasta tagasi see unistus, et teeks ühe erilise narivoodi. Et see narivoodi ei ole selline nagu meie lapsepõlves, selline õhuline tavaline puidust, männipuidust, lihtsalt 2 korrust, vaid ma olin ilmselt näinud kuskilt pilte nendest pesadega narivooditest, mis on nagu kinnised kastid ja seal on ilus auk ja sealt saab sisse pugeda redeliga siis üles ja niisama alla. Ja sellest siis hakkas sündima midagi minu peas, mida ma hakkasin paberile joonistuma. Et esialgu ma arvasime, et äkki me teeme selle ise. Aga meile tuli õnneks appi Woodhammer, kes on siis tore ettevõtte Türil, kes valmistas ka meie imearmsa köögi. Nii et meil ei olnud nagu, kui mõtlesime kellegi professionaali poole pöörduda, siis meil ei olnud nagu teist varianti, et kohe mõtlesime, et Woodhammer. Kõigepealt vist lihtsalt küsisime, et mis variant oleks, et kas võiks ehitada kohe kogu konstruktsiooni koos narivoodiga. Aga ikkagi tundus esiteks säästlikum, mõistlikum idee see, et ostame teiselt ringilt Facebooki turult ühe tugeva, kunagi puruneva puidust narivoodi ja teeme siis selle ümber sellised ilupaneelid. Ja siis selle minu loodud, paberile loodud disaini järgi tegime me Assoga kõik mõõdud, et kus peaksid täpselt olema need augud. Ja see kõik rohkem midagi. Ja et kui kõrged, voodi all on veel siuke, tegime sellise ava, et saaks sinna midagi panna. Siis mul lisandus see idee, et kuna meil on niikuinii vaja raamaturiiulit, siis teeme selle komplektis sinna külge.
et igas mõttes praktiline valik, et meil on raamatuid väga palju ja raamatutega oli meil natuke nadiseis, et nad lihtsalt olid kohatud. Aga hüppame natukene ajas tagasi ja vaatame, kuidas see voodi siia tuppa üldse sai ja mis siis edasi sai. Täna toimub pidu minus eneses, kohal on kõik need, keda kannan südames. Lähedasi täis on terve pidusaal, Koiduni käib pillerkaar. Onu Meinhard võtab üles lauluviit, viisipidamine jääb küll võtmata. Tädi Maari tahab ainult tantsida, sugulast ei valita. Suuremaid asju veel ära, ehk siis iluliistud, siia riiulid, ma ei tea, uued voodipesud ja siis loomulikult kõige suurem projekt, milleks on maalingud siia, mis natuke lausa hirmutab mind kuidagi seekord, sest et see tundub nii oluline, et mis ma maalin, mis värvidega ma maalin, ma juba tellisin natuke fusion värve juurde. Ja praegu mul oli varem disain valmis mõeldud, aga nüüd, kui ma vaatan ju seda siin koha peal, siis hakkavad mingid teised mõtted tekkima. Kas ma teen siit ümber mingisuguse valge lindikese justkui lillemustrikesega või teen ikkagi mingit lillepuntra siia ja siia või ma ei tea, ühesõnaga see on täiesti eraldi asi, aga millega ma praegu ei hakka ühesõnaga tegelema, mul pole värve ju niikuinii. Aga mis ma saan teha siin on riiuli sättimine, ehk siis raamatud ilusti ritta, mingeid ilusaid nips asjakesi sinna, mis mõnes mõttes on niikuinii ei ole lõplik töö mitte kunagi, sellepärast et lapsed ju kasutavad neid raamatuid ja nad võtavad neid sealt jälle alla ja siis jälle panevad tagasi. Praegu on ka siin siis, kui me saime riiuli püsti, siis kohe lapsed võtsid oma raamatud ja toppisid siia suvaliselt, niimoodi sisustasid esmakordselt ära, aga miks ma võin lihtsalt lõbutseda, isegi kui see ei ole jääv, siis ma saan vähemalt katsetada, et mis toimiks. Praegu siin mul täitsa tekib mõte, et ma peaks otsima mingeid inspiratsioonipilte, et kuidas üldse sellist suurt raamaturiiulit sisustada. Lisaks ma tahan vaadata, kuidas sisustada neid voodeid dekoratiivsete patjade tekkidega, sest et mul kuidagi üldse ei loksu soonele nende asjadega, mis mul siin on. Ja võib-olla aitab, kui ma vaatan mingisuguseid ideepilte, et kuidas siis teha kauniks, subaseks, harmooniliseks see kõik, mis siin seespool toimub, sest praegu on lihtsalt need, mis siin meil olid. Varem toimisid, aga praegu kuidagi on see kõik natuke nagu ei toimi. Mulle tundub, et täna ei ole see päev, mil meie 5-kuune soovib, et ma sellega siin tegeleks. Aga midagigi ilusat ma äkki saan kuidagi siia panna. Nii. Keeruline otsus on sellega, et nii kihvt nagu ilu pärast oleks panna niimoodi, aga tegelikult lastega praktilisuse pärast ei ole mõistlik panna raamatuid niimoodi, sest kui ta tahab seda raamatut, siis see käib niimoodi. Nii et raamatut peab tõenäoliselt panema ikkagi niimoodi. Aga praegu siia ma tahtsingi niimoodi panna. Kuigi nüüd ja siis mul on siin mõned ilusad asjad. Nii, miks mitte? Äkki niimoodi. Või see on siin keskel. Ja niimoodi. Nii, paneme praegu niiviisi. Siin on ilusti hiireraamatud kõik. Paneme need näiteks siia.
balansiks, et on seal niimoodi mingisugune komplekt. Noh, kas nad tahavad niimoodi seista. Nii. Siis mul on siin see ilus iluik. Äkki saaks kuidagi niimoodi. Pidulauas ajalugu küll ei loe, hirmu pärast ükski laps ei peitu poe. Pole tähtis, saatus vaid inime, olemine on nime. Vanaema paotab toostiks minu suud, kuulen, kuidas vanaisa luuletab. Mõtlen, mida kõikedelt õppisin, tänan, et olete minuga. See, et see maalingute tegemine sinna voodile nii tohutult kaua aega võttis, ei ole uskumatu, ma ütleks. On lihtsalt märkimisväärne ja oma ajast märk, et praegu on selline eluperiood, kus iga pisike projekt võtab kaua aega ja et leida seda hetke, et pühenduda, et kui muidu reaalselt ei ole see ajaliselt suur projekt, kui ma saaksin järjest teha, siis et leida neid väikeseid ampsakaid, et saaksin käia pintslikelle maalimasse ikka, kas ma tegin paar nädalat kindlasti seda niimoodi mitu korda. Käisin mõne lille kaupa tegin ja jälle pidin purgid lahti tegema ja jälle pintslid välja, pintslid puhtaks. Ja loomulikult juhtus seda ka, et kui keegi lastest ikka ukse pealt midagi küsima tuli ja ma tähelepanu kaotasin, läks lillemuster veidi segamini, ehk siis seal kordused, mis pidid korda mööda olema, erinevad lilled, on seal natukene niimoodi sassis, aga see ongi toredasti jällegi üks asi siin ruumis, mis kirjeldab seda, milline meie elu hetkel on, et 3 väikse lapsega juhtubki selliseid õnnelikke õnnetusi, mis suures pildis ei muuda ju mitte midagi ja on toredad meeldetuletused, et sellised asjad ei ole olulised ja kõik on ikkagi imeilus, lilleline. Ja saime need toredad kapinupukesed just täna külge koerte kujuga, mille ma siis ära maalisin, et nad oleksid rohkem meie koerte moodi ja sättisin toa siin hästi ilusaks. Kõik asjad panin niimoodi täpselt õige nurga alla, kõik õige koha peale, et see oleks täpselt see visuaal, mis ma siin ette kujutasin. Ja tõesti, see tuba on loomulikult alati annab siit-sealt mul siin midagi uut oleks välja mõelda, aga tegelikult on ta nii armas ja täiuslik oma ebatäiuslikkuses ja isegi triibud ma tegin ju lakke ära, nii et ma ei tea, tegelikult ei ole seal midagi nokkida, las ta olla. Võt. Aga sellest voodist tegelikult räägiks veel nii palju, et kui ma jagasin seda ideed teistega sellest voodist, et selline pesadega, urgudega. Voodi tuleb siis esimene küsimus kõigile, kuidas sa voodipesu vahetad? Ja et kuidas ikka mahub see, aga mul hakkas see natukene endale ka
pähe tikkuma see mõte just enne, kui me selle voodi kokku panime. Mõtlesin, mõtle, kui ongi nüüd siis nii ebamugav ja nii halb, et mis me siis teeme, lõikame augud suuremaks või ma ei tea. Aga saan õnneks öelda, et siin on voodipesu vahetada veel mugavam, kui oli selle tavalise narivoodiga, sest et me võtsime need ääred, need päris kõrged ääred võtsime ära ja sinna said siis nagu meie enda mõõtu järgi lõigatud teistmoodi need kõrgused ja need ja minul on väga mugav seal, see väike madras tuleb sealt üles ja ma saan selle kuidas iganes sealt välja, see on väga paras suurus neil aukudel, nii et kes tahab täpselt sama voodit teha, täpselt samade mõõtudega, siis ma võin mõtte jagada. Et me oleme igatahes väga rahul ja lapsed on nii rõõmsad. Meil ei ole veel redelit, et sinna teisele korrusele minna isegi, aga lapsed on väga leidlikud ja nad ise saavad sinna taburettidega ja magama minekuks tõstame meie neid sinna ja meil ei ole üldse mingit teemat sellega olnud, et kõik on väga mugav ja lihtne ja oleme tohutult rahul, nii et aitäh Woodhammerile, kes selle meie unistuste narivoodi ja raamaturiiuli. See on veel ju eraldi nii kihvt asi, et meile lõid, aga mul ei tule vist midagi põnevat rohkem praegu jagamiseks pähe. Nii et, mis te arvate? Vaatame nüüd need ilusad klipid sellest toast üle. you